Meil on niisugune väike pereettevõte, Hõbekala. Pakume majutust Ristnas külaliste majas ja teeme kalatooteid Hõbekala kaubamärgi all. Tegutseme siis aastaringselt nii siin külaliste majas, kui see kalatooted on samuti tekkinud sellest, et lihtsalt hooajalisust vältida, aga nüüd on külaliste majas ka põhjust teha aastaringselt. Ja kalatoodetest me teeme põhiliselt kohalikku kala ainult, teeme räime ja 4 erinevas marinaadis. Meil on sibula, sinepi, tsitruse ja kadakaräimed. Oleme teinud ka muid kalu, aga see on jäänud nagu põhitoodanguks. Ja siin külaliste majas on niimoodi, et siin me pakume majutust kuni 20 inimesele ja ette tellimisel toitlustamist, erinevaid üritusi korraldame ja hästi palju on siin ka selliseid joogalaagreid ja muid selliseid mõnusaid rahulikke üritusi. Me alustasime tegelikult Kalana sadamas, rentisime ühte väikest külaliste maja ja siis, kuna sel ajal ei olnud seal läheduses üldse toitlustajaid, siis me hakkasime, kuna mees käis ise kalal, siis hakkasime pidama väikest kalakohvikut, et suitsutasime kala ja tegime erinevaid kalaroogi. Seal me tegutsesime kohvikuna siis 10 aastat ja siis kuskil 3 aastat tagasi hakkasime siis päris oma külaliste maja ehitama. Ja nüüd oleme siis ainult siin. No tegelikult tahaks ju, et Hiiumaad nähtaks kui rohelist kohta ja selle tooteid rohelisena. Et lihtsalt see looduses elamine ja nende traditsioonide järgimine, mis siin saarel on varem tehtud, et need ikkagi nagu püsiksid. Et sellepärast me teeme ka neid kalatooteid ikkagi nagu käsitsi. Tihti on need retseptid on kõik sellised, et umbes vanaisalt natuke alguse saanud ja siis muidugi moodsamaks tehtud. Et lihtsalt see loodusega kooskõlas elamine vist on meie jaoks see roheline. Meie jaoks tähendab roheline märk seda, et me kasutame Hiiumaa kohalikku toorainet, püüame kohalikku kala, valmistame sellest traditsioonilisel viisil kalatooteid ja väärtustame seda elukeskkonda siin ja hoiame traditsioone.